kõik, mis meid ümbretseb ja mis ei ole looduse poolt loodud, on loodud inseneride poolt. Me tõesti peame mõtlema mitu 10 aastat ette selleks, et kõik need meie leiutised ja loodud asjad oleksid ikkagi kasulikud. Inseneriteaduskonnas me kogu aeg proovime olla kasulikud ühiskonnale ja olla lähemad päris elule. Ja ka õppetegevuses projekti mõtted tavaliselt tulevad ettevõtetest, ehk ettevõtted pöörduvad meie poole oma muredega. Meil on väga mitmed ja väga erinevad valdkonnad, mis ühendavad meid ühte, alates arhitektuurist, ehitusest, mehaanika, elektroenergeetika, mehhatroonika, keemiatehnika, keskkonnatehnoloogia ja nii edasi. Me just otsime ja proovime leida selliseid interdistsiplinaarseid projekte ja tegevusi, mis tegelikult tooksid meil esile ja näitaksid, milleks me oleme suutelised. Suurem osa lõputöödest, mida kaitstakse inseneriteaduskonnas, on tulnud ettevõtetest ja tudengiprojekt ja organisatsioon tudengivormel on toimetanud 17 aastat. Nad on praegu maailma number 1. See on ka väga hea märk sellest, et ka tudengite organisatsioonide puhul me võime rääkida jätkusuutlikkusest. Tudengivormeli tiimi liikmetel on kindlasti väga head käelised oskused, kuna seda tõendavad läbi selle, et teevad valmiks auto, mis nii kiiresti sõidab ja nii hea, aga lisaks on ka meeskonna koostöö ja meeskondade juhtimise oskus, mida kõik tudengivormeli tiimi meeskonna liikmed ka omandavad. See on kindlasti väga suure väärtusega asi, mida siit ülikoolist kaasa võtta. Me sõltume elektrist, kuna ka elektri salvestamine on seotud ka materjaliarendusega, kus praegu ei eksisteeri selliseid lahendusi, mis oleksid odavad ja jätkusuutlikud. Digitaliseerimine on kindlasti üks suur väljakutse tervikuna, kuna digitaliseerimine suuremas osas seotud eelkõige andmete töötlemisega. Meil on olemas andmed, mille põhjal oleks võimalik tulevikus teha lihtsamini, kiiremini otsuseid. Täna me väga kaardame tehisintellekti. Ainult teadlased, kes sellega on otse kokku puutunud, võivad väga rahulikult öelda, et tehisintellekt ei ohusta neid üldse. Sisuliselt on see programm, mis on programmeeritud tegema teatud asju. Inseneridel on suur vabadus mõelda välja uusi lahendusi, uusi asju. Ja see on osa, kus noorele inimesel on võimalik ennast rakendada selleks, et teha elu paremaks. Väljakutseid jagub kõikidele.